arvad, et sinu $20 tehisintellekti tellimus on sajandi parim diil. Tegelikkuses on see lõks. Claude Code'i taolise tööriista suurkasutaja maksab tegelikult aastas $15,000, et seda käigus hoida. Aga sina maksad sellest ainult murdosa, sest riskikapitalistid katavad ülejäänud kulud. Sa elad praegu AI Uberi momendis, ajutises illusioonis, mis on loodud selleks, et sind ära harjutada enne kui hinnasildid muutuvad. Aga raha hakkab otsa saama. Kui see $1 triljoni suurune kaardimaja kokku kukub, siis tööriistad, millele sa iga päev loodad, kas kaovad või hakkavad sulle 10 korda rohkem maksma. Tehisintellekti majandus on katki. Esimene peatükk, $20 illusioon. Kõik algab sinu rahakotist. Tõsine Claude Code'i kasutaja kulutab aastas umbes 10 miljardit tokenit. Tokenid on sisuliselt tehisintellekti mõtteühikud. Iga sõna, mida ta loeb, iga sõna, mida ta kirjutab, iga otsus, mille ta teeb, sõltub tokenist. Kui sa maksaksid selle kasutuse eest tavalise API kaudu, maksaksid need 10 miljardit tokenit sulle umbes $15,000 aastas. See on tegelik subsideerimata hind. Ei mingeid allahindlusi, ei mingeid soodustusi, ainult puhas arvutusvõimsuse kulu. Nüüd maksab sama kasutaja püsihinnaga maksipaketi eest umbes $1,200 terve aasta eest sama töökoormuse puhul. $15,000 $1,200. See on 92% varjatud toetus. Kujutage ette, et lähete autokauplusesse, valite välja auto, mille hind on $15,000 ja teile öeldakse, et peate maksma ainult $1,200, sest keegi kusagil kattis ülejäänu. See ei tundu loogiline ja just see teebki selle mudeli nii kummaliseks. Kuid vastus peitub OpenAI enda finantsprognoosides, mis lekkisid välja VINformationile. Ettevõte liigub selles suunas, et 2026 aastal kaotada $14 miljardit, mitte tulu, vaid kahjumit. $22 kuud tellimus katab vaid umbes 7% sellest, mida aktiivse suurkasutaja teenindamine tegelikult maksab. Sina ei ole klient, sina oled peibutus. Iga sisestatud käsk, iga genereeritud koodirida, iga hilisõhtune vestlusseanss makstakse investorite poolt kinni. Ja nad panustavad sellele, et keegi ei suuda enam ilma selle tooteta elada, kui lõpuks päris arve ette jõuab. Terveid tööstusharusid võetakse kliendiks kahjumiga. Advokaadibüroo teevad dokumendikontrolli 5 sendi eest $1 kohta. Turundusagentuurid toodavad kampaaniaid hindadega, mis oleksid 18 kuud tagasi olnud võimatud. Heiglad katsetavad diagnostikavahendeid välja kuulutatud hindadega, mida ükski mudelipakkuja ei suudaks tegelikult suures mahus säilitada. Iga tehingut toetab kannatlik kapital, mis ootab 10-kordset tootlust. Kui ettevõtted kaotavad iga kasutaja pealt raha, siis miks nad kiirustavad rohkem kasutajaid registreerima? Sest me oleme seda stsenaariumi varem näinud ja teame, kuidas see lõpeb. Teine peatükk, Uberi kummitus. 2014 aastal sõitis must maastur sinu korteri ette 3 minutiga. Juht oli viisakas, auto laitmatult puhas. Sõit lennujaama maksis sulle $11. Sa mõtlesid, kuidas see kõik kokku tuleb. Tegelikult ei tulnudki ja see oligi asja mõte. See polnudki kunagi nii mõeldud. Peaaegu 10 aastat elas terve põlvkond selles, mida majandusteadlased hakkasid hiljem nimetama milleniaalide elustiili toetuseks. Riskikapitalistid pumpasid meelega raha sõidu jagamise, toidu kohaleveo, ühiskontorite ja toidukomplektide äridesse. Nad seetsid hinnad alla oma hinna, et purustada senised konkurendid ja kujundada harjumus. Plaan oli esmalt turg üle võtta ja siis hindu tõsta, kuni see kasumit teenib. Uberi vahendustasu ehk osa igast sõidutasust, mille ettevõte endale jätab, räägib kogu loo. 2022 aastal jättis Uber endale umbes 32 senti iga sõitja makstud $1 kohta. 2024 aastaks oli see näitaja tõusnud umbes 42 sendini. Juhtidele jäi väiksem osa, sõitjad maksid rohkem, ettevõte jõudis lõpuks kasumisse. Nüüd toimub sama ka tehisintellekti sektoris. Need on samad investorid, sama strateegia ja sama hinnastamispoliitika. Tööstuse analüütikud prognoosivad, et tarbijatele mõeldud tellimuspakettide hinnad umbes 2-kordistuvad järgmise 2 aasta jooksul. Anthropic on kehtestanud uued kasutuspiirangud, mis suunavad aktiivseid kasutajaid kallimate pakettide poole. Google testib ainult tasulistele kasutajatele mõeldud Gemini funktsioone, mis varem olid tasuta. 100% hinnatõus ei ole kuulujutt. See on juba kalendrisse kirja pandud. Ettevõtete lepingud järgivad sama trendi. 2024 aastal sõlmitud eritellimuslepingute uuendamisel 2026 aastal pakutakse palju kõrgemaid hindu. Toode on sama, lihtsalt hind on mitu korda kõrgem. Kasutajatel tuleb see kas vastu võtta või loobuda.
sõidu jagamine pidi tegema ainult ühte asja, viima auto punktist A punkti B. Selle tegemise kulu ei kasva kasutuse suurenedes hüppeliselt. Kui üldse, siis muutub see hoopis tõhusamaks. Rohkem juhte, suurem tihedus, parem marsruutimine. Tehisintellekt töötab teisiti. Mõtlemise aluseks olev matemaatika ei muutu samamoodi odavamaks, see muutub kiiresti keeruliseks. Tehisintellekti juhid väidavad jätkuvalt, et arvutusvõimsus muutub igal aastal odavamaks. Ühikmajandus hakkab aja jooksul toimima. See ei ole päris vale, see on pigem poolik tõde. Päringu käivitamise hind mudeli kaudu on aastate jooksul langenud. Kiibid on tõhusamad, mudelid on kompaktsemad. Iga üksiku sõna, mida tehisintellekt genereerib, on tõepoolest odavam toota kui 18 kuud tagasi. Ja see on see osa, mida nad tahavad, et inimesed kuuleksid. Siin on see osa, mida nad ei taha, et inimesed kuuleksid. Kolmas peatükk, Claude Code'i matemaatika. Kaasaegsed agentlikud töövood, nagu need, mis käitavad Claude Code'i ja ChatGPT põhjalikke uurimistööriistu, kulutavad 5–30 korda rohkem tokeneid kui lihtsad vestlused 2 aastat tagasi. Kui palud koodiabilisel seda viga parandada, ei kirjutada 50-sõnalist vastust. Ta loob vaiksed alamülesandeid. Seejärel loeb ta sinu failid uuesti läbi. Ta kontrollib oma tööd. Ta kirjutab mustandi. Mustandi järel viskab enamiku neist ära ja seejärel käivitab vaikselt taustal teste. Üks ainus kasutajapäring võib läbi töötada 100 000 tokeneid enne, kui vastus üldse ilmub. Mudel võib olla sõna kohta veidi odavam kui varem, kuid see toodab ka palju rohkem sõnu iga päringu kohta. Kogu arve kasvab kiiresti. Seda nimetatakse tokenimaksuks. See viib pankrotti väikesed tehisintellekti idufirmad, kes põletavad oma seemneraha. See ähvardab hävitada ühe kõige kasumlikuma ärimudeli interneti ajaloos. 4. peatükk, otsingu karistus. 25 aastat on Google raha trükkinud ja see on olnud brutaalselt lihtne. Kasutaja sisestab päringu, Google tagastab 10 sinist linki, mis on võetud avatud veebist. Google'i kogukulu, serverid, elekter, indekseerimine on iga otsingu kohta vaid murdosa sendist. Ja ometi teenivad nende tulemuste kõrval olevad reklaamid palju rohkem kui see. Marginaal on üks neist tänapäeva suurtest finantsimedest. Nüüd ehitab Google kogu selle süsteemi generatiivse tehisintellekti peale uuesti üles. Ühe tehisintellektil põhineva otsingu vastuse, mis kirjutab sulle lõigupikkuse vastuse, selle asemel, et lihtsalt linke näidata, tootmine maksab oluliselt rohkem kui traditsiooniline märksõna otsing. Nüüd korruta see miljardite päringutega päevas. Kui Google asendab traditsioonilise otsingu täielikult tehisintellekti ülevaadetega, kaob 21. sajandi kõige usaldusväärsem kasumimasin. Kasumi marginaalid, mis on rahastanud YouTube'i, Androidi, Waymot ja Gmaili, hakkavad kokku kuivama. Wall Street analüütikud on vaikselt kaardistanud kõige hullemad stsenaariumid ja numbrid on katastroofilised. Ja asi läheb veel hullemaks. Ka reklaamimudelid muutuvad üleliigseks. Kui tehisintellekt annab sulle lihtsalt vastuse, siis keegi ei klõpsa linkidel, nii et reklaamijad lõpetavad maksmise. Google seisab silmitsi tulevikuga, kus ta teenindab rohkem päringuid kui kunagi varem. Selle ülalpidamine maksab rohkem kui kunagi varem ja tulu iga päringu kohta on väiksem kui kunagi varem tema kaasaegses ajaloos. Tehnoloogiahiiglased söövad teadlikult oma kõige kasumlikumaid ärisid ise ära. Nad on otsustanud, et ainus asi, mis on rahalehma tapmisest ohtlikum, on lasta konkurendil see enne ära tappa. Ärikoolis nimetatakse seda uuendaja dilemmaks. Kui uus tehnoloogia ähvardab põhitegevust, seisavad olemasolevad ettevõtted 2 valiku ees. Istuda paigal ja kaitsta olemasolevat rahamasinat, samal ajal kui konkurent ehitab tulevikku või kannibaliseerida see ise omadel tingimustel, lootes, et nad suudavad uuel platvormil tulu teenida enne, kui vana ära laguneb. See on tee, millele sellised ettevõtted nagu Google, Microsoft ja Meta tehisintellekti puhul tegelikult panustavad. Nad loodavad, et tehisintellekt asendab lõpuks praegused rahateenijad. Keegi ei saa tõestada, et see on tõsi. Kõik on juba liiga kaugele läinud, et taganeda. Kui ühiku majandusnäitajad on nii halvad, siis kuidas need samad ettevõtted näitavad igal kvartalil Wall Streetil rekordilisi tehisintellekti tulusid? 5. peatükk, ringreisi skeem. Siin läheb asi kavalaks. Microsoft lubab väga avalikult investeerida $13 miljardit OpenAI'sse. Pressiteade on läikiv, pealkirjad dramaatilised, aktsiahinnad tõusevad, see teeb investorid õnnelikuks. Aga kui lugeda väikest kirja, ilmneb hoopis teine lugu. Suur osa sellest investeeringust ei jõua kunagi tegelikult OpenAI pangakontole. See tuleb Azure'i pilveteenuse krediitidena. See on sisuliselt kinkekaart, mida saab kasutada ainult Microsofti enda andmekeskustes. OpenAI kajastab seda summat oma bilansis kui kaasatud kapitali.
Microsoft kajastab pilveteenuse kasutust tuluna. See on korraga nii investeering kui ka müük. OpenAI on eraldi võtnud kohustuse kulutada kuni $250 miljardit Azure'i teenustele, lukustades selle ringi aastateks. Nüüd lisame sellele Nvidia. Nvidia teatab kümnete miljardite dollarite suurustest kohustustest OpenAI ees. Seejärel kasutab OpenAI seda kapitali Nvidia GPU-de ostmiseks. Nvidia kvartalitulu püstitab rekordi ja nende aktsiahind tõuseb hüppeliselt. Kogu tsükkel kestab vaid mõned kuud ja tegelikult pole peaaegu üldse päris rahaomanikku vahetanud. Igas etapis on sellele lihtsalt uus nimi antud. Lisanimekirjaga Oracle, Core, CoreWeave ja AMD. Iga ettevõte investeerib, müüb seejärel teenuseid järgmisele ning kajastab tulu, kui seesama dollar liigub tsüklis edasi. Selle tehniline nimetus on ringkäive. Silicon Valley's nimetatakse seda strateegiliseks partnerluseks. 6. peatükk. Riistvara võlalõks. Aastal 2025 prognoositakse, et suured tehnoloogiaettevõtted kulutavad tehisintellekti infrastruktuurile umbes $320–400 miljardit. 2026 aasta uuendatud prognoosid tõstavad selle summa ligi $500 miljardi. Andmekeskuseid, graafikaprotsessoreid, jahutussüsteeme, elektrivarustust ja tervet elektrivõrku tugevdatakse, et sellega toime tulla. Samal ajal on kogu maailma tarbijate kulutused tehisintellekti teenustele Menlo Venturesi raporti Consumer AI olukord kohaselt vaid umbes $12 miljardit. Sajad miljardid voolavad välja, samal ajal kui sisse tuleb vaid 12 miljardit. See vahe on võrreldav keskmise suurusega riigi majandusega. Seda ei täideta mitte tuluga, vaid võlaga. Ettevõtete võlakirjad, struktureeritud krediit ja eralaenud. Ainult Meta kaasas 2025 aasta lõpus võlakirjaturgudelt $30 miljardit. Veel umbes $30 miljardit tuli Morgan Stanley korraldatud ühisettevõtte kaudu, mis loodi selleks, et hoida kohustused Meta avalikust bilansist eemal. Microsoft on sõlminud 20-aastase elektriostulepingu, et taaskäivitada 3 Mile Islandi tuumajaam. Google on teinud koostööd NextEra Energyga, et taasavada tuumaelektrijaamu. Need lubadused ei kao kuhugi, isegi kui tehisintellekti tulud jäävad alla ootuste. Kuid riistvara ise ei kesta igavesti. Kõrgtasemel Nvidia GPU, mis käitab suuremat osa sellest buumist, kestab vaid 1–3 aasta jooksul, enne kui järgmine põlvkond selle vananenuks muudab. See kaotab suurema osa oma raamatupidamisväärtusest kohe, kui uus põlvkond turule jõuab, mis toimub nüüd umbes iga 18 kuu tagant. Andmekeskus, mis on täis 3 aasta vanuseid kiipe, on tööstuse mõistes surnud kaal. Võrdle seda algse .com mulliga. Kui see mull 2000. aastal lõhkes, jätsid telekommunikatsiooniettevõtted maha miljoneid miile maa alla maetud fiiberoptilist kaablit. Uued ettevõtted ostsid selle üles sentide eest dollarilt ja ehitasid sellele YouTube'i, Netflixi ja Spotify. Kraah oli karm, aga rusudest oli kasu. See tehisintellekti mull jätab endast maha laohooned, mis on täiskasutut räni, seotud 20-aastaste elektrilepingutega ja betoonkestad keset ei miskit. Keegi ei tea, mida nendega peale hakata. Energiaettevõtted veeretavad kõrgemad elektrihinnad aastakümneteks majapidamiste kaela, olenemata sellest, kas tehisintellekti tulud üldse saabuvad. Sadu miljardeid dollareid suurust puudujääki ei saa kaua varjada. Seda teavad juba ettevõtted, kes selles võidujooksus osalevad, mistõttu astuvad nad vaikselt samme, et verejooksu aeglustada enne, kui avalikkus sellest aru saab. Enamik kasutajaid on seda juba tundnud, nad pole lihtsalt veel punktid kokku viinud. 7. peatükk, salajane nõrgestamine. Tehisintellekti mudel, mis varem suutis su koodi ühe korraga lahendada, nüüd unustab ta su projekti poole pealt ära. Vestlusrobot kirjutas varem 5 lõiku järjest, nüüd katkestab ta juba 3 juures. Pildigeneraator, mis varem lõi veatu portree 30 sekundiga, annab nüüd tulemuseks midagi, millel on 7 sõrme ja palub uuendada järgmisele tasemele. Keegi ei kujuta neid asju ette, toode muutub halvemaks. Kui numbrid enam ei tööta, on teenusepakkuja jaoks lihtsaim viis vaikselt kvaliteeti alla lasta. Neid märke on lihtne märgata. Sõnumite limiidid, mis varem taastus iga 5 tunni järel, taastuvad nüüd ootamatult iga 8 tunni tagant. Rakenduse vaikemudel vahetatakse vaikselt tippmudelilt väiksema ja odavama vastu. Mälufunktsioonid võetakse tagasi. Täpsem arutlusvõime lukustatakse kallima hinnaklassi taha. Avakõnedes lubatud Jumala mudel vahetatakse vaikselt odavama ja vähem intelligentse versiooni vastu. Redditi teemad tehisintellekti tööriistade kohta on täis kasutajaid, kes vannuvad, et nende assistent on muutunud laisemaks. Inseneerid postitavad kõrvuti ekraanipilte, mis näitavad, kuidas sama toode annab märgatavalt kehvema tulemuse kui 6 kuud tagasi. Ettevõtted eitavad seda peaaegu alati.
mõnikord avaldavad nad valitud võrdlustestid, puhastatud käsud, kontrollitud tingimused ja optimeeritud stsenaariumid, mis on mõeldud näitama parimat võimalikku tulemust. See annab neile veidi aega, kuid ei lahenda suuremat probleemi. Sügavam probleem on juba hakanud kogu tehisintellekti ökosüsteemi esimest lainet hävitama. 8. peatükk. 2026 aasta massiline väljasuremine. CB Insightsi andmetel on umbes 40% 2024 aastal käivitatud tehisintellekti idufirmadest juba suletud või suuremate tegijate poolt üle ostetud või neelanud. See on viisakas väljend olukorra kohta, kus raskustes ettevõte müüakse konkurendile tühise summa eest. Ostja ei osta tegelikult ettevõtet. Nad saavad endale insenerid, sulgevad toote ja võtavad üle kogu talendi, mida suudavad. Need polnud kellegi garaažis tehtud hobiprojektid. Need olid ettevõtted, kes olid lõpetanud A-seeria rahastusringi tõsiste investoritega. Neil oli tulu, neil olid maksavad kliendid, neil olid kiitvad TechCrunchi profiilid. Siis 18 kuu jooksul kustusid tuled. Põhjus on peaaegu alati sama. Nende müüdud kaupade omahind, raha, mida nad maksavad mudelipakkujatele nagu OpenAI, Anthropic ja Google, on nii kõrge, et see hävitab kogu võimaliku kasumi, mida nad võiksid loota teenida. Startup, mis pakkus GPT-4-le viimistletud kasutajaliidest, võis küsida $50 kuus, kuid sama kliendi API kasutus võib startupile maksma minna $80. Iga aktiivne kasutaja tähendab negatiivset tulu. Mida edukam on turundus, seda kiiremini ettevõte veritseb välja. Kui põhjaliku mudelipakkuja laseb välja uue funktsiooni, tapab see sageli üleöö 10 idufirmat. ChatGPT toob turule omaenda häälerežiimi. Ütle hüvasti poolele tosinale hääleagendi idufirmale, kes eelmisel kvartalil lõpetasid oma A-seeria rahastusringi. Cloud toob turule omaenda PDF-ide lugemise funktsiooni. Terve hulk dokumendi tööriistu muutus ühe tootearendusega kasutuks. Sõltumatute tehisintellekti ettevõtete ökosüsteem laguneb arvutusressursside kulude raskuse all, mida keegi ei suuda kasumlikult katta. Kui idufirmad surevad, kaotavad pilveteenuse pakkujad selle ringtulude allika, mis pani baasmudelite investeeringud esialgu hea ärimoodi paistma. Ja siis algab viimane faas. 9. peatükk. Suur tehisintellekti vaiba alt tõmbamine. Riskikapitalifirmad ei ole enam valmis katma kahjumeid lootusest tulevasele hiilgusele. Nad tahavad näha kasumini jõudmise teed koos kvartaalsete vahe-eesmärkidega. Ja nad tahavad seda näha kohe. Alusmudelitega tegelevate ettevõtete jaoks tähendab see kahte asja. Esimene neist on karm ja järsk ümberhindamine. $20 tarbijaplaan muutub $100 plaaniks või kaob see vaikselt. Ning selle asemel tuleb Pro-pakett, mis maksab samade funktsioonide eest 10 korda rohkem. Claude Cody. Kasutaja, kes maksis $1200 aastas, seisab äkitselt silmitsi arvega, mis on hoopis $15,000. See on tegelik API hind. Vabakutseline disainer, kes kasutab $10 pildigeneratsiooni tellimust, saab e-kirja, kus selgitatakse, et tema plaan viiakse üle uuele struktuurile. Väikeettevõtted, kes on ehitanud oma töövood odavale tehisintellektile, seisavad valiku ees. Makske 10 korda rohkem või minge tagasi vanale tegutsemisviisile. Teine variant on veelgi hullem. Teenused lihtsalt suletakse. Oleme juba näinud esimesi märke. Väiksemad tehisintellekti ettevõtted on sulgenud uksed 30-päevase etteteatamisega, jättes kliendid olukorda, kus nad peavad aastatepikkuse töö kiiresti üle viima mõnele alles jäänud konkurendile. Spetsialiseeritud mudelid juriidilisteks uuringuteks, meditsiinilisteks pildianalüüsideks ja klienditoeks on eemaldatud, sest nende majanduslik mudel ei toiminud kunagi. Odava tehisintellekti ajastu lõpeb tuhandete väikeste arvete ja tuhandete väikeste sulgemisteadetega. Sügavam tõde on koledam kui hinnatõus. Tehisintellektist saab 2026 aastaks luksuskaup, mitte enam tavaline toode. Odavad versioonid harjutasid terve põlvkonna seda vajama. Kallis versioon on ainus, mida bilansid nüüd lubavad eksisteerida. Suured ettevõtted, kes saavad endale lubada uut hinnataset, kindlustavad oma eelise. Vabakutselised, väikeettevõtted ja inimesed, kes vedasid varajast kasutuselevõttu ning lõid kogu selle elevuse, jäävad esimestena kõrge hinna tõttu kõrvale. Majandus, mis põhineb odava intelligentsuse ideel, põrkub peagi kokku kalli intelligentsuse reaalsusega. 2024 aastal tehtud tootlikkuse eeldused ei pea 2027 aastal enam paika. Lubatud tehisintellekti revolutsioon jõuab kohale, kuid mitte kõigi jaoks ja mitte selle hinnaga, mida neile lubati. Ajalugu näitab, et krahhid ei võta aasta aega, et välja kujuneda. .com mulli. Lõhkemine kestis tipust põhjani 2 aastat. Tehisintellekti mullis on rohkem finantsvõimendust, suurem koondumine ja selle alustaladesse on sisse ehitatud rohkem võlga.
kui see pöördub, võib kõik muutuda kuude, võib-olla isegi nädalatega. Kui kasumimarginaalid kahanevad, kui esimene suur ettevõtte klient avalikult loobub lepingu pikendamisest, võib see usaldus üleöö kaduda. Tööriistad, millele miljonid iga päev toetuvad, ei olnud kunagi nii odavad, kui arvati. Neid hoidis üleval investorite raha, mis hakkab lõpuks otsa saama. Tehisintellekti ajastu võib siiski veel tulla. Odav tehisintellekti ajastu, mis pettis terve põlvkonna oma tööelu selle peale ümber ehitama, on juba läbi. Arve pole lihtsalt veel kohale jõudnud. Ja kui see arve lõpuks saabub, ei tundu see hind enam kunagi reaalne. Enesekindlus, mis pani kogu tehisintellekti tööstuse vältimatuna tunduma, hakkab murenema. See, mis kunagi näis peatamatu hoog, hakkab nüüd pinnapealse surve all esimesi pragusid näitama. Äkitselt muutub küsimus, kui suureks see võib kasvada, hoopis selleks, kes saab löögi, kui see nii ei lähe. Uuri välja, mis juhtub majandusega, kui $2 triljoni suurune tehisintellekti mull lõhkeb. Või vaata hoopis seda,